Kevad on aeg, mil kõik ärkab ja tärkab ning ka maitsemeeled muutuvad erksamaks. Ma olen kindel, et nii mõnigi kord on mõnest pagaritöökojast tulnud värske küpsetiste lõhn meelitanud teid otsejoones kohvikusse. Meie külastame nüüd ühte pagaritöökoda Kalamajas, mis on väga lühikese ajaga saanud kogukonna lemmikkohaks ja seda põhjusega. Kalamajas on Jahu tänav. Ja oma nime on see tänav saanud selle järgi, et kunagi asus siin jahuveski ja sõjaväe jahuladu. Aga mitte sellest ei räägi me oma praeguses loos, vaid hoopis sellest, et täiesti juhuslikult asub Jahu tänaval ka Kalamaja populaarseim pagarikoda. Mis taigen sul siin käsil on? Kõige lihtsam. Meie pärmitainas, mis on mõnusalt natukene magus, neutraalne, mis sobib ka soolaste pirukate, magusate pirukate tegemiseks ja minu lemmikute kaneelisaia tegemiseks. Veronika ja tema abikaasa Karle toimetavad Kalamaja pagarikojas 10 aastat. Kuigi viimasel ajal Veronika ise väga tihti pagarikotta küpsetama ei satu, on kõik retseptid algselt just tema välja töötatud. Ei, ma oma retsepti ei jaga, aga igal ühel on kindlasti oma pärmitaigne retsept. Hea pehme peab olema, no, mitte liiga pehme, aga muidugi kas piimaga, veega, kuidas kellelegi nagu sobib, aga kenasti õhukeseks, et siis on seda rulli palju. Pagarikoja lugu sai alguse 12 aastat tagasi, kui Veronika lapsega kodune oli ning mööda Kalamaja ringi kärutas. Silma jäi vana maja keldrikorrus, kus enne oli asunud baar ja kunagi juuksur. Eelkõige sai aga pagarikoda alguse Veronika kirest küpsetamise vastu. Meie perekonnas on ikkagi olnud traditsiooniks, et küpsetamine. Me sööme suurima rõõmuga saiu leiba. Saiakesi, nii palju kui mina tean ennast, nii palju on see olnud ja seda sama traditsiooni olen mina ka jätkanud oma perega. Ja siis ka sõbrad hakkasid neid soovima ja kuidagi kasvas, et enam ei jaksanud kodus teha. Abikaasa ütles, et ei mahtunud enam koju lihtsalt ära kõik see, mida sa küpsetasid. Tõsi see on. Abikaasa Karle, kellest jutt käib, ütleb aga enda kohta, et on 2 vasaku käega ja köögis temast suurt abi ei ole, kuigi saiakesi sööb meelsasti. Mis su enda lemmik pirukas on? Praegu on ees vist juustusingisai? Ja, see on olnud kunagi minu lemmik algusaastatel. Ja siis oli lihapirukas. Praegu on kõige lihtsam asi nagu juustusai minu lemmik. Aastate möödudes on väga palju muutunud, need söögikohti on tulnud ja läinud ja hoopis teistsugune see majanduselu ja ilmaelu siin, kui oli näiteks 13 aastat tagasi, et 2010, kui me hakkasime siin esimesi liigutusi tegema. Ega siin ju siukseid kohti väga palju polnud, et ümberringi midagi nagu oli, aga just konkreetselt siin kandis ju tegelikult ei olnud. Tõepoolest, veel enne kui nõukogude periood väikeste pagarijäride traditsiooni katkestas, oli Kalamaja kõige tähtsam pagarite linnaosa Tallinnas, sest Jahu tuli siit samast Kalamajas asunud puhk ja pojad Jahuveskist. Kalamaja arvukad pagarijärid väikestes puumajades olid toona pigem kaasaostmise kohad. Tänapäevased kohvik-pagarijärid, kus koha peal ka süüa saab, tekkisid vanalinna. Teame ju kõik Tallinna vanimat Maiasmoka kohvikut, mis tegutseb 19. sajandist saati. Pagaritöö püsib aga muutumatuna hoolimata riigivõimust ja sajandist. Tööle tuleb minna ikka enne kukke ja koitu. Sa ise ilmselt ei ole siin kõpsti kell 4 hommikul kohal või aga mis kell tulevad? Kell 4 hommikul. Ongi nii, esimene pagar tuleb kell 4 hommikul tööle. Siis ta valmistab ette kõik pirukaid, et 7:30 avada kohvik. Ja niimoodi siis päeva peale kui küpsetate juurde, jah? Ja, vastavalt sellele, mis otsa saab, mis müüja ütleb, et on vaja, kohe tuleb. Nii et sellepärast ongi siin seda fännklubi on suur, et just seda soojade pirukate pärast. Veronika sõnul pidavat Eesti rahvas eriti armastama lehtaignast ja juustusingi täidisega tooteid. Viivi on aga leti taga olnud umbes 1,5 aastat ja kiidab taevani Kalamaja elanikke. Halba kohtlemist ei ole selle jooksul ma veel tundnud.
et kliendid on sõbralikud, jah? Tundub, et see on nagu mingi Kalamaja eripära siis. Ma arvan küll, jah. Tõsi? Minu arust hoopis teistsugused kliendid kui mujal. Kuidas nad siis suhtlevad või mis nad siis ütlevad? Mind võeti nii kiiresti omaks, et hästi kiiresti, mõni ütleb lausa sina ja kontakti saime hästi kiiresti. 2 suppi. 2 suppi ja 2 lihapirukat on omale ka. Olete kohalik? Jah, ma elan siin majas. Siin ka samas kohal. Ja kui tihti te siin käite? Korra päevas. Korra päevas? Korra päevas. Suppi võtmas ja kohvi võtmas hommikul teed. See on nagu teie teine kodu siin siis juba? No praktiliselt küll, jah. Mis selle koha nii eriliseks teeb? Miks siin nii palju rahvast on kogu aeg? Ma ei tea, Kalamaja. Või tähendab inimesed, omanikud, head koogid, head saiad. Ja siin müüja just kiitis, et Kalamaja inimesed on nii sõbralikud. Kas vastab tõele? On küll. Teie tundute ka sõbralik? Aga miks ma olen korstnavihkija ju? Minu jaoks on see ainukene, sest mina teistes ei käi. Aga miks ei käi teistes? Sest siin on kõige paremad. Mis siin on head? No siin on päris tooraine. Ma tunnen seda oma suus, kui ma mäletsen. Tallinn on parim, raudselt. See tundub ju kõrvalt vaadates väga tore kõik. Aga sellega igapäevaselt tegeledes saavad paljud aru, et see ei ole päris nii, nagu eemalt vaadates tundub. Kõige raskem on inimesed. Mis mõttes? Inimesi, sest pagaritöö on väga raske. Ja inimesed ei jaksa teha seda tööd nii palju. Et kes hakkab pagariks, sellele ikka peab meeldima see töö väga. Et sa ei ärka hommikul nii vara üles ja ei lähe tööle ja seisa päev otsa siin kuumas. Praegu on hea, praegu ei ole kuum, aga kui tuleb suvi, siis läheb väga kuumaks. Ka siis pagarite defitsiit on? Tundub, et nüüd läheb vist uuesti moodi, et olla kokk, pagar, kondiiter. Aga vahepeal oli küll põlu all, et ma arvan, et see propageeritakse ka muidugi seda toitlustust päris hästi, et pagarikodasid ka juurde tulla, mis on nagu väga tore, et me ikkagi oleme astunud edasi Euroopasse tegelikult.